lugu oli selline, et elas kord poiss, kelle nimi oli Ott. See Ott elas suures majas metsa ääres, kus oli palju kortereid. Aga tal ei olnud õde ega venda, tal olid ainult majalapsed, kellega ta mängis. Ja Ott elas koos ema, isa ja vanaemaga seal metsa ääres. Ja nemad ehitasid lastega metsa äärde maja juurde ühe onni. Millest saab onni ehitada? Puuokstest ka natuke, jah? Kuuseokstest, tubli. Ja nad tegidki ühe toreda onni, kus nad käisid mängimas. Aga ühel pühapäeval, kui Oti ema küpsetas pannkooki, hakkas Otil toas iga, ta läks seda onni vaatama, kõndis selle onni ümber ja talle tundus, et sellel onnil on nagu midagi puudu. Mis sellel puudu oli? Lipp! Muidugi ta tahtis, et sellel onnil oleks selline tore lipp. Aga kuidas ta seda lippu sinna panna saaks? Jaa, sest puuoksa külge saab panna lipu lehvima, on ju. Kõndis ja järsku vaatas, et mis ta vaatas siis? Kuspool, jaa, ta ei teadnud, kuspool kodu on, ta seisis seal metsas ja ta ei näinud enam. Ja ta ei näinud oma kodu enam. No mis ta seal tundis siis seal, kui ta ei teadnud kuhu? Kurbust, mis veel? Üksindust. Ja Ott teadis, et järgmine reegel oli ole nähtav, just. Mismoodi inimene ennast metsas saaks nähtavaks teha? Kui me vaatame üksteise riideid, kui minu riideid vaadata ja kui väljas läheb pimedaks, kui mul näiteks see müts ei oleks peas, väljas läheb pimedaks, kas ma paistaksin välja või? Just, aga teil ilusad helkurvestid, minu oranž müts, kas paistaks paremini välja? Just, et äkki mul tuleb uni peale ja ma ju tahan, et mind üles leitakse. Ott teadis, et ma ei saa suurt puud ära ehtida. Ehin ära väikse puu, oma suure puu kõrval. Millega saab metsas ehtida? Ja prügiga, muidu ema ütleb ära kisu prügi, on ju. Kes teab, mis viskas. Aga kui prügi on puu otsa pandud, no keegi iseenesest ta ei lähe siia, keegi on selle pannud. Aga ma võin taskutesse vaadata, äkki mul midagi taskus. Vile, kas ma selle võiksin panna või? Võin ju küll panna, las ta ripub siin. Paistab välja. Mis mul veel taskus on? Paber, võin panna või? Võin ikka panna, see on ka nagu prügi ju. Võin panna, sest iseenesest... Ei tohi panna. Miks? Siis sa saad vilistada. Aga ma saan siit ka ju vilistada. Siis kui sa ära lähed. Kui ma siin tukun, vahepeal vilistan. Istun maha, tukun vahepeal siin. Ja Ott teadis ka veel, et ma teen tee peale märgid. Seepärast, et kui ma jään magama, ma magan puu taga ja keegi ei märkagi äkki mind. Teen tee peale igaks juhuks märgid ka. Aga millega võis Ott teha tee peale märgid? Oksaga. Okstega, millega veel võiks metsas teha? Poriga. Jalaga. Pori peab hästi palju siis olema, niimoodi kui on suur hunnik. Lehtedega. Jalaga, siis peab olema väga sügav kraav, seepärast kui vihma sajab, siis kaob ära. Siis peab olema kohe hästi sügav kraav. Millega veel? Käbidega, õige. Aga mitu märki peaks olema? 3. 3 on ohumärk. Kui sa teed ühe, siis ei ole ohumärk. Ja need märgid peavad risti üle tee olema. Sest kui inimene tuleb, siis ta koperdab kohe nende märkide otsa. Näiteks, kui ma võtan siis oksad ja panen niimoodi risti üle tee. 1, 2 ja 3. Näed, ja Ott magab mängud seal puu taga kuskil. Ott on eksinud ja ta ootab, et teda üles leitakse. Või ta ei julge välja tulla, läheb peitu. Ei julgegi välja tulla, ma saan riielda, ma lähen peitu. Ma ei tulegi välja. Lähen peitu siia. Kardan, ma saan riielda. Kas on õige või? Ei. Muidugi ei ole, siis sa jäädki metsa. Sest tähtis on ju see, et sa sealt välja just saad. Ja selle eest ei riidle keegi, aga kindlasti kodus räägitakse, et üks ei tohi metsa kunagi minna. Nii, räägime need märgid veel lõpuni. Inimene tuleb siit, vaatab, 1, 2, 3. 3 on ohumärk. Iseenesest ei satu tee peal 3 märki. Keegi on pannud. Vaatan, kaunistatud puu. Oi, mu Otike ongi siin. Näe, magama jäänud. Nii armas, et ma su üles leidsin. Ära enam kunagi üksi metsa ei lähe, on ju.
et lepime kokku. Jah, emme. Asi ongi korras. Nii, Ott on leitud, siis kaotatakse märgid ära. Kas sa tahad proovida oma märgi teha siia tee peale? Proovi millegiga teha. Kuidas saab inimene ennast metsas kuuldavaks teha? Vilistades, just. Mitu korda ma peaks vilistama? 3. Õige. Paus. 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 Aga kui mul vilet ei ole? Kuidas ma siis saaksin ennast kuuldavaks? Emme on kuskil, ma ei näegi, läks kuskil põõsast välja ja kuidas sa saad ennast kuuldavaks teha? Vilistan. Vilistan, jah? Vaata, kui vaikne su vile on. Kas emme kuuleb või? Aga kuidas veel saaks kuuldavaks teha? Karjudes, õige. Aga proovime. Kui ma tõstan käe üles, siis karjutan nii kõvasti, kui saate. Ja kui ma lasen käe alla, siis on vaikus. 3 korda. Ja siis vaatame, mis meie häälega juhtub, kui me kogu aeg karjuksime ja kõrvadega. Aga me proovime praegu seda. Luban karjuda nii kõvasti, kui jõuate. Ja nii kui käsi on maas, on vaikus. Proovime. Nii vaikselt karjutame. Mis te tunnete, mis te kõris hakkas? Natuke nagu valus, eks ole, ja kõrvadel ka, et ega kogu aeg ma ei jaksaks niimoodi karjuda. Aga kuidas eeldaks? Nii, kas ma kaikaga võiksin vastu puud taguda või? Ikka, see on ju ka nagu ohumärk, kui ma 3 korda taon. Osa puid kõmisevad, teised ei kõmise. Vaatame, kas see kõmiseb mul vastu. Ei kõmise, 1. Ta on liiga suur puu. 2. 3. Ei kõmise. Ma peaksin otsima siit lähedalt mingi uue puu, mis kõmiseb. Nii, et teie võite suvel seda proovida. 1. 2. 3. Teie ülesanne suvel ära õppida. Võtate kõrre, panete 2 pöidla vahele. Ja püüab peale puhuda. Õppige suvel ära. On nii? Seepärast, et isegi loom ei tohi maapinnale magama jääda talvel, sest kui ta jääb lume peale magama, siis ta hommikul enam ei ärka üles. Martis. Just, külmub ära. Nii, oksad on. Just, ja mida rohkem neid oksi sulle istumise all on, seda soojam sul on. Siis ei lähe külm siit läbi. Suvel on lihtsam, aga talvel on ikka maa peal väga külm. Nii, teeb endale ilusti istumise alus ära ja siis ta mõtleb, et äkki aga vihma sadama. Maja on teha. Ei tea, mismoodi on teha, et kas onni oksad paneks niipidi või paneks niipidi? Jaa, õige. Seepärast, et niipidi ta toetab vastu puu. Ja siis ma saan siia teisi oksi peale panna. Ja niimoodi toimetades ei tule Otil meeldegi, et ta on eksinud, sest ta teab, et ema, isa, õed, sugulased, politsei, koerad, kõik teevad selleks, et laske üles leida. Ole kuuldav oli selle reegli nimi. Ja 4. Just, hoidke need reeglid meeles ja ärge kunagi ära eksige.